5. peatükk, poeg. Esimese Johannese 4:9-10. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Suurim armastuse märk langenud inimkonna vastu ilmneb selles, et Jumal on meile midagi andnud. Ta läkitas oma ainusündinud poja. Temas, pojas, on meie pattude lunastus ja tema läbi me võime elada. See on evangeeliumis suur rõõmusõnum. Jeesus ise võtab selle sõnumi kokku salmides, mida me teame kui niinimetatud minievangeeliumi. Johannese 3:16-17. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Jeesus ütles need sõnad õisel kohtumisel Nikodeemusega, kes oli variser ja üks juudi ülematest. On väga huvitav näha, kuidas Jeesus väljendas ennast, oma identiteeti ja oma missiooni sellele kirjatundjale, Iisraeli õpetajale. Jeesus ei teatanud talle ühtäkki lihtsalt, et Jumalal on nüüd poeg. Mida ta siis tegi? Jeesus näitas Nikodeemusele oma identiteeti ja missiooni pühakirjade põhjal. Kontekstis eelnevad minievangeeliumile vahetud salmid, milles Jeesus juhtis kirjatundja tähelepanu kirjapandule, Johannese 3:13-15. Ja ometi ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes mao ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Nende Vana Testamendi viidetega põhjendas Jeesus minievangeeliumi. See tähendab, et need sisaldasid juba evangeeliumi, nagu see oli ette kuulutatud, ja need paljastavad Jeesuse identiteedi ja missiooni. Jeesuse missiooni keskpunkt on teadagi rist, kus ta kandis meie patud ja suri meie eest. Sellele viitas madu, kelle Mooses oli kõrbes üles tõstnud. Kui inimene, keda madu oli hammustanud ja kes oli suremas, vaatas seda üles tõstetud madu, võis ta elada. Samamoodi meie, kes me oleme oma pattude pärast surma mõistetud, vaatame usus Kristuse poole ja võime elada. Jeesus nimetas end Nikodeemusega rääkides inimese pojaks. Ja Jeesus oli tõepoolest inimene, naisest sündinud. Galatia 4:4. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla. Jeesuses täitus esimesele langenud inimpaarile antud lubadus, et naise seeme purustab mao pea. Tõotus tulevast päästjast anti edasi põlvest põlve ning lõpuks saabus Kristus ja võttis endale Abrahami seemne olemuse. Temast sai inimese poeg, Galatia 3:16 ja Hebra 2:14-17. Seega määratleb Jeesus end inimese pojane, aga kes on inimese poeg? Jeesus ütles, et ta oli olemas juba enne, kui Abraham sündis, Johannese 8:58. Jeesus paljastas Nikodeemusele oma tõelise identiteedi, selle, mis eelneb tema inimeseks saamisele, Johannese 3:13, ja ometi ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Siin viitab Jeesus õpetussõnade raamatule, peatükk 30, salm 4. Äärmiselt huvitav on vaadata, mida see viide sisaldab. Loeme seda salmi kontekstis. Õpetussõnad 31-4.
Massalase Aguri Jakepoja sõnad. Nõnda ütleb see mees. Ma olen ennast väsitanud. Jumal, olen ennast väsitanud. Jumal, ja ma olen jõuetu, sest ma olen liiga rumal, et olla inimene ja mul ei ole inimmõistust. Ma ei ole õppinud tarkust ja ma ei oska tunnetada teda, kes on püha. Kes on läinud taevasse ja on sealt alla tulnud? Kes on kogunud tuule oma pihkudesse? Kes on mähkinud vee vaibasse? Kes on paigale pannud kõik maa ääred? Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Küllap sa tead. Agur oli silmitsi kõige olulisema küsimusega. Ta tahtis õppida tundma Jumalat, kõige pühamat. Sellele küsimusele otsime ka meie selles raamatus vastust. Agur kirjeldab loojat ja esitab lõpuks jahmatava küsimuse. Mis on ta nimi ja mis on ta poja nimi? Jeesus vastab nii sellele Aguri tähtsale küsimusele kui ka teisele. Kes on läinud taevasse ja on sealt alla tulnud? Jeesus ütles Nikodeemusele, ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Siin on Jeesuse tõeline identiteet, mida ta sellele kirjatundjale ilmutas. Tema, inimese poeg, on tõepoolest Jumala poeg. See on Kristuse tõeline identiteet ja see eelneb Petlemma sündmustele. Olles seda pühakirjast näidanud, ütles Jeesus nüüd Nikodeemusele, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Pühakirja valguses on selge, et Jumalal oli poeg, keda läkitada. Kristuses, Jumala pojas, on ühendatud taevas ja maa. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvad üles ja alla inimese poja peale. Johannes 1:51. See side ja tee isa juurde on võimalik ainult tänu sellele, et Jumala poeg sai inimeseks. Jumal arvas heaks, tehes rahu ristivere läbi, lepitada tema läbi enese poole kõik, nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Kolossa 1:20. Nii maadles Agur kõige olulisema küsimusega. Mis on Jumala nimi ja mis on tema poja nimi? Ja Jeesus tuli just seda kuulutama. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese 17:3. Kas Kristus on Jumal? Nüüd oleme näinud, et Jeesuse identiteedist Jumala pojana annab tunnistust ka Vana Testament, kuid Uues Testamendis tehakse asjad meile veelgi selgemaks. Hebra 1:1-2. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimseil päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud. Kristuse ilmutuse kaudu antakse meile sedavõrd selge pilt ainsast tõelisest Jumalast ja tema läkitatud Jeesusest Kristusest, et me ei pea samal moel pead murdma nagu Agur. Kiri heebrealastele ütleb, et Jumal lõi maailma ajastud oma poja läbi. Võrdleme seda Pauluse öelduga esimeses kirjas korintlastele peatükis 8 salm 6. On meil ometigi ainult üks Jumal, Isa, kellest on kõik asjad ja kellesse me suundume, ja üks issand Jeesus Kristus, kelle läbi on kõik ja ka meie tema läbi. Piibel esitleb Jumalat kui isa, kui kõige allikat. Temas on kõik olemas. Seega on ta piibli tõeline Jumal, kuid Jumal lõi oma poja kaudu. Kõik on loodud läbi Kristuse. Kui isa on ainus tõeline Jumal, siis tekib küsimus, kes on Jeesus? Kas Jeesus on Jumal või mitte? See on küsimus, millele küsijal on tavaliselt vastus juba valmis. Küsimusele oodatakse kindlat vastust ja olenevalt vastusest tehakse terve hulk järeldusi. Kuid
Kas sellele küsimusele saab vastata lühidalt, lihtsalt jah või ei? Kolmainsusõpetuse valguses tekib paljudel arusaam, et kui Jeesus pole piibli ainus tõeline Jumal, siis on ta lihtsalt loodud olend. Kas see ikka on nii? Otsime vastust piiblist. Kiri heebrealastele jätkub. Heebrea 1:3. Poeg, olles tema aupaistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga. Kolossa 1:13, 15-17 ja 19. Jumal on meid päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kõige loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema sees, sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Piibel tõestab, et Jumala poeg on Jumala kuju. Oleme ka inimeste maailmas näinud, et poeg võib tõepoolest oma isa nägu olla ja temaga väga sarnaneda. Piibli järgi sündis Aadamale poeg, kes oli tema sarnane, tema nägu, ja ta pani sellele nimeks Set, 1. Moosese 5:3. Set oli oma isa moodi, nii välimuselt kui ka eelkõige oma olemuselt. Set oli täielikult inimene, sest tema isa oli inimene. Jumala poja kohta loeme, et ta mitte ainult ei sarnane isaga, vaid on Jumala hiilguse sära ja tema olemuse täpne esitus. Kristus pole mitte ainult osaliselt Jumala kuju, vaid temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult, Kolossa 2:9. Jumala poeg, kes on täielikult Jumala kuju ja kelles elab kõik Jumala olemise täius ihulikult, ei saa olla midagi muud kui jumalik olend. Jeesus on oma olemuselt ja loomuselt täiesti jumalik, divine, sellepärast nimetatakse piiblis teda mitu korda Jumalaks. Kirjas heebrealastele tsiteeritakse psalmi, milles Jumal ütleb oma pojale: su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut, sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võitnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi, Heebrea 1:8 ja 9. Nendest salmidest näeme selgelt, et Jumal nimetab oma poega Jumalaks. Ometi on ta ka oma poja Jumal. Johannese evangeelium algab sõnadega, mis valgustavad seda teemat meie jaoks. Johannese 1:1-4. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Johannes kirjeldab, et sõna, logos, oli Jumal, kuid sõna oli ka Jumala juures. Selle põhjal ei saa järeldada, et sõna oli Jumal ja sõna oli iseenda juures. Selline tõlgendus oleks modaistlik sapellianism. See tähendab, et isa ja poeg oleks nagu ühe ja sama Jumala erinevad ilmingud. Tekst ei kirjelda mitte ainult ühte olendit, vaid kahte. Ainus mõistlik järeldus oleks, et see, kelle juures sõna oli, on keegi muu kui sõna. Kreekakeelse algteksti sõnavormid näitavad iseenesest seda, mida tunnistavad ka paljud piibli tõlgendajad ja kommenteerijad. Nimelt, et sõna logos on oma olemuselt Jumal ehk oma loomult ja laadilt nagu Jumal, järelikult on sõna jumalik, divine. Mitmes piibli tõlkes on tõlgitud tekst sellest lähtuvalt, välja arvatud soomekeelsetes. Kõige selle valguses, mida eespool õppisime, ei ole raske mõista, et Johannes pidas silmas seda, et poeg oli koos isaga ning et poeg oli oma olemuselt ja loomuselt Jumal.
oleme näinud, et piibel on meile ilmutanud kahte jumalikku olendit. Isa, kellest kõik on pärit, ja poega, kelle läbi kõik on. Nad on kaks individuaalset ja personaalset olendit, mitte ühe terviku osad, veelgi vähem sama olend. Kristuse jumalikkus põhineb sellel, et ta on Jumala poeg. Ta on Jumala hiilguses ära, kelles elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Kuna ta on Jumala poeg, on ta saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime, Hebra 1.4. Ta ei ole loodud olend, vaid võrdne isaga, seetõttu väärib ka Jeesus Kristus meie kummardamist. Filippi 2.10-11. Et Jeesuse nimest nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand, Jumala isa auks. Ilmutuse 5.13. Ja kõike loodut, mis on taevas ja maa peal ja maa all ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevat. Sellele, kes istub aujärjel ja tallele, olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastuteni. Kellega koos Jumal lõi? Nüüd oleme valmis vastama küsimusele, kellega koos lõi Jumal taeva ja maa ning inimese oma näo järgi. Piiblist oleme näinud, et Jumalal on poeg, kes on temaga sarnane ning kelle identiteet ja päritolu eelneb loomisele. Jeesus ütles, et tal oli au olla oma isa juures enne maailma olemasolu, Johannese 17.5. Ja kuna piibel ei ilmuta meile peale tema ühtegi teist jumalikku olendit, võime kindlalt öelda, et isa ja poeg tegutsesid koos kõige loojana. Ja täpselt nii ütlevad ka tekstid, mida me oleme vaadelnud ja mis räägivad Jeesuse jumalikkusest. Hebra 1.2. Siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud. Kolossa 1.16. Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis nähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud, kõik on loodud tema läbi ja temasse. Johannes, kes identifitseerib sõna, see on logos, Kristusena, jätkab. Johannes 1.3. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda. Jumal lõi kõik läbi sõna, läbi oma armastatud ainusündinud poja. Nüüd näeme selgelt, mida mõeldakse salmis 1. Moosese 1.26. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Meile öeldakse, et mitmuse vorm tehkem viitab kolmainu jumalusele, kolme isiku ühtsusele, kes on üks Jumal. Kuid ei grammatika ega piibli tunnistus ei toeta sellist arusaama. Samuti ei eelda tekst mingil juhul kolme jumaliku olendi mitteortodokset triteistlikku tegutsemist. Ainult lugeja eeldus, et Jumal on kolmainsus, annab põhjust lugeda tekstist välja rohkem, kui see tegelikult ütleb. Jumal, nii-öelda ainsuses, ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks. Piibel on meile rääkinud ainult ühest olendist, kes on täielikult Jumala kuju ja tema sarnane, tema pojast Jeesusest, Kristusest. Piibel kasutab Kristuse kohta paar korda ka nime Mikael, mis tähendab, kes on nagu Jumal. Danieli 12.1, Juuda 1.9 ja Ilmutuse 12.7. Piibli tõendite põhjal on õde Vait väga selgelt kirjutanud.
Isa ja poeg asusid võimsa ja imeväärse töö kallale, mida nad olid kavandanud, looma maailma. Kui maa ja sellel elavad loomad olid loodud, viisid isa ja poeg täide enne saatana langemist kavandatud eesmärgi, inimese loomise enda näo järgi. Nad olid tegutsenud koos maa ja kõige sellel asuva elava loomisel. Ja nüüd ütles Jumal oma pojale, tehkem inimesed oma näo järgi. Ellen White, lunastuslugu, peatükk 2. Kokkuvõtte räägitust. Jumalal on poeg, Jeesus Kristus. Inimese poeg viitab Kristuse identiteedile inimesena. Jumala poeg on Kristuse tõeline identiteet enne inimeslikkust ja loomist. Kristus näitas oma identiteeti Jumala pojana pühakirjas. Jumal saatis oma ainusündinud poja maailma, et langenud inimkonda endaga lepitada. Poeg on Jumala isa ausära ja tema olemuse täpne esitus. Poeg on läbinisti jumalik, divine. Poeg on olemuselt Jumal, isa aga identiteedilt Jumal. Poeg on isast eraldiseisev, personaalne olend. Poeg ei ole loodud olend. Poeg väärib seda, et me kummardaksime Jumala isa auks. Isa lõi kõik läbi oma poja. Isa ja poeg tegutsesid koos kõigi asjade loomisel, ka inimese loomisel, oma näo järgi. Punkt. Poeg on läbinisti jumalik ehk divine ja poeg ei ole loodud olend, need vajavad veel täpsustamist.